sinist, punast on ka. Vägev. No on näha selgelt. Okay. Ennem kui tehnilise poole peal lähme, Mart katab meil tegelikult selle kogu põhisisu, aga Clubi personal palus mul üks kiire sissejuhatuse teha, mis see GrabCAD endast üldse kujutab. Need on hästi lühikese kokkuvõtted, mida me teeme ja kuidas me seda teeme. Mu nimi on Renno, olen GrabCAD-i Eesti tegevjuht ja ka korraldan testimist ja kvaliteeti GrabCAD-i sees. Mida GrabCAD üritab teha? Me üritame luua tegelikult keskkonda ja platvorma, mis soodustaks ja võimaldaks kiiremat tootearendust, pakkudes siis vahendeid ja teadmisi ja ka kontakte. Me praegu hetkel töötame 4 suunal. Esiteks meil on tasuta CAD-i raamatukogu, see on GrabCAD-i inseneride poolt üles laetud andmekogu. Igal ühel on võimalik minna ja sealt omale meelepärane joonis siis alla laadida. See siis tagab selle, et inseneridel on võimalus tööd leida ja tootearendajatel on võimalik sealt insener leida. Ja teistel inseneridel on võimalik mingi valmisolev tükkiva sealt omale alla laadida. Teine, millega me tegeleme, on privaatne keskkond. Tänapäeva CAD-i maailmas on probleem selles, et CAD-i tarkvara on kallis ja peamiselt enamustel inimestel välja arvatud sellel inseneril endal ei ole seda kallist tarkvara, et saaks nagu vaadata neid jooniseid, siis me oleme võimaldanud selle keskkonna, kus ka mitte insener saab tootearendusest osa saada ja need mudelid reaalajas 3D-s kas või vaadata. Siis me korraldame ka koostööpartneritega tootedisaini võistluseid, kus siis kõik GrabCAD-i kasutajad saavad osaleda. Reeglina on seal mingisugune auhind rahaline mängus. Ka on meil olemas kasutajate poolt kirjutatud õpetused, juhised ja võimalus siis erinevate CAD-i tarkvarade know-how'd jagada. Ja kui seal kuskil kiiras seda näiteks ei ole, siis on alati võimalus minna ja küsida, et aidake meil see asi ära lahendada. Mõned numbrid, meil on hetkel juba peaaegu 600 000 kasutajat, hostime kuskil 90 000 projektiringis ja neid CAD-i faile on laetud alla keskelt läbi 9 miljonit korda. Firmast ka natukene, meil on kontorid 3 piirkonnas. Tallinnas... Kuidas? Tuleb. Me kolime Kambiasse lihtsalt. Tallinnas, mis me teeme? Peamiselt teeme tootearhitektuuri. Siis on meil väga oluline muidugi on turvalisus meelest. Peamine vara on see CAD-i content, intellektuaalne omand, et see kuskile lendu ei läheks. Siis tiim tegeleb meil veel infra ülalhoiuga, site operations, tarkvara arenduse poole teeme veebi frontendi, veebi backendi ja ka siis kõik continuous integration, continuous delivery tool'id, millest me nüüd kohe räägime, on ka Tallinna tüüpide poolt tehtud. Inglismaal on meil tõsine CAD-i kompetents, sealsed tüübid haldavad meil kogu seda geomeetrit ja 3D-d. Üks kõige elementaarsem näide on veebist seda lihtsalt veebkelli abil vaadata. Ja seal kirjutame ka sisemist API-t, mida siis kasutavad meil USA tiim, kes teeb mobiiliarendust. Ja meil on siis iPadile, Androidile on ka tugi olemas. Kas ma saan õigesti aru, et teil sait on selline mudelite jagamise sait sisuliselt? Teil saab vaadata ja... Avalik pool, jah. Ja see privaatpool, millest ma rääkisin, selle Workbenchi nimeline on siis, kus on võimalik tervet tootearendust teha, kus sul on siis kollaboraatorid, kaasosalised. Et siis redigeerida on ka... Redigeerida hetkel ei saa. Aga on roadmapis tõesti olemas. Tuleb. Et kõik need... Mida kollaboraatorid seal siis saavad selle puudulega teha? Lähme võib-olla küsimuste pärast, kui me oleme selle olulisem tehnilise poole ära rääkinud, et tulge mu juurde, ma räägin teile täpsemalt. Kuidas? Kas laikida saab? Saab küll laikida. Laikida saab. Jah. Siis on väga hea produkt.
Kas te olete ikka nagu inseneride nagu tööturg põhimõtteliselt, eks ole? Et see on see raha pool. See vahendus ei ole. Pigem võiks öelda nagu inseneride GitHub. Jah, see on ka väga illustratiivne, aga jah. Ehk siis see on selline inseneride portfolio nagu seismas mingil määral. Kui mul on vaja kedagi tööle, siis ma... Jah, see on see avalik pool, aga meil on ka nii-öelda privaatpool, mis on nii-öelda see tasuline pool, mille eest me teenustasu võtame. See on mõeldud tiimidele koostöö vahendiks. Ja USAs on meil see business pool on siis ka seal. Tehnilise poole pealt veebi frontendi teeme Ruby on Railsis JavaScriptiga. Backendi poole peal on mitmed komponendid Javas või Scalas kirjutatud. Andmebaas on Postgres, masinad, datafailid on Amazonis. Ja versioonihaldus on GitHubis. Töö poole pealt praktiseerime Scrummi, siis DevOps ehk siis meil on tegelikult arendaja kirjutab koodi, testib ja paneb selle laivis ise käima ka. Et rollid ei ole jaotatud, et tegelikult arendaja ise on vastutada oma koodi eest, et see jõuaks õigesse kohta. Ja viimasega see, et meil arendajad omavad kvaliteetiliselt veel testijaid, see hetkel ei ole. Me oleme üritanud selle feedback ahela suhteliselt lühiks ajada ja meil on meetrika ja kõik arendusprotsessis ära piiratud, et hetkel me ei näe vajadust testijate järele. Võib-olla tuleb, ei tea. Hetkel ei ole vaja. Aga see on kõik ja nüüd Mart räägib siis sisulise poole pealt, kuidas me seda continuous integration'it alustasime, kus me oleme ja kuhu me tahaks lähitulevikus jõuda. On see vidin, mitte see vidin, aga see, mis sul üles ripub. Kuuled sa mind? Nii, mina olen Mart. Ma olen nime poolest arhitekt GrabCADis. Ma olen olnud selles firmas pardal tänaseks aasta ja 3 nädalat. Ja muude asjade hulgas ma tegelen siis ka sellega, et meie continuous integration ja delivery tööriistu ja protsesse jonksus hoida ja edasi arendada. Alvar rääkis ära suurema osa sellisest üldpoliitilisest ja ideoloogilisest taustast. Räägime nüüd tehnikast, praktikast ja kuidas kõik ei ole tegelikult roosa. Aga mida CI ja CD meie jaoks tähendab? No, need on 2 mõistet, mina ei ole täpselt siiamaani aru saanud, mis neil vahet on, ütleme üks ja seesama. Aga põhiomadused, kriitilised omadused, lühikene arendustsükkel, meie puhul tähendab see alla nädala. Task tõmmatakse backlogist ja on laivis vähem kui nädalaga tüüpiliselt. Deploy protsess on kiire, commitist. Commit on üks klikk, deploy on teine klikk. Läheb laivi. Kõik deployvad. Kõik, kes on nime poolest insener firmas, tema võib deployda laivi. Automaattestid, kiired feedback loopid. Kui test on katki, siis asi laivi ei jõua. Ja on teada, et asi on katki. Korratavus, sest ilma selleta ei saa. Ja pluss siis igasuguste näitajate mõõtmine, nii laivi näitajad, testi näitajad, kõik siuksed asjad. Ajalugu. See ajalugu algab umbes sellest ajast, kui ma aasta tagasi firmasse läksin. Developere oli vähe, koodi oli vähe, komponente oli sisuliselt 1. Aga see ülemine pool sellest graafikust, see näitab sisuliselt overheadi. Ja suur lilla siin on deploy aeg, mis oli aasta tagasi 10 minutit. See 10 minutit muuseas oli sait maas. Lihtsalt oli siuke tehnoloogia. See tehnoloogia oli meil pärit
firmast nimega engineer.com, kes pakub Amazoni otsas lihtsustatud hostingu teenust. Väga lihtsustatud. Ja 2 ülejäänud suurt tükki overheadist on development environment'i püstisättimise aeg ja konfi haldus. Ja mis juhtus meil umbes pool aastat tagasi, kui me hakkasime järsult inimesi juurde võtma, kui arhitektuur muutus, komponendid muutusid. See ülemine osa, mis on sisuliselt konfi haldus, see üks meil käes plahvatama. Ja kurjalt plahvatama. Järjest hakkas tekkima vigu laivis. Kas see on genereeritud mingit andmete pealt või käsitsi joonistada? See on käsitsi joonistada. Sisuliselt tabelisse löödud andmed. Kust andmed võetud? Andmed on võetud töölepingutest, Giti ajaloost, release notesidest. Ühesõnaga, ma panin need käsitsi kokku selleks, et seda graafikut joonistada. See ei ole automaatselt trenditud asi. ühikud on hästi erinevad. Tegelikult on, siin on mingid, mõned on minutites, mõned on tundides, mõned on tuhandetes ridades. See on väga illustratiivne. Mul oli enne 3 slaidi bullet pointe, ma ei hakanud neid näitama. Marko, kas see kood ongi kõik kokku, JavaScript ja backend ja andmebaasi koos? Sealt võib olla ka midagi puudu. Ja siis tundub, et nii ilusalt vähe. Ruby kood on õnneks õudselt lühike. Õnneks või kahjuks, kuidas vaadata. Ja ühesõnaga see asi hakkas meil käest plahvatama ja põhiline kuidas see väljendus oli see, et laivis on bugid, konfi probleemid, testides ei tule probleemid välja enne laivi ja nii edasi. Aga meil oli seesama aasta tagasi, olid meil olemas mõned head asjad, ehk siis need samad väga lühikesed arendustsüklid, mis meil on tänagi. Master branch Gitis on stabiilne, kogu arendus tehakse väikeste lühikese eluaega branchide peal. Deploytakse productionisse mitu korda päevas, aga seejuures deployti otse developeride masinatest, mis ei ole jälle niisama hea. Aga lühidalt seis aasta tagasi oli siuke, et on lootust. Ja firma kultuur ja tiimi kultuur oli siuke, et seda tasub hoida. Probleemid, erinevused, see konfi plahvatus, mis ühel hetkel hakkas lihtsalt võimenduma koos komponentide arvu kasvuga. Arenduskeskkond, testikeskkond, production keskkond erinevad. Ja konfid võetakse erinevatest kohtadest erinevate meetoditega. Skriptid, millega neid hallatakse. Kes on kasutanud Puppetit või Chefi, skriptid üritavad teha seda sama, mida teevad Puppet või Chef, aga ei ole võimalik nii suuri tööriistu ise kirjutada. Ei ole võimalik neid hallata mõistlikult. Ja deploy ahelas ei olnud teste, mis püüaks kinni vead, mis tõkestaks vigase koodi deploy. Visibility't ei. Ja loomulikult, mis on kõige olulisem, äri. Lõpuks on see, et mingisugune äriline vajadus peab olema sellel kõigel. Bugid jõuavad laivi, nad avastatakse hilja. Bugi avastab kas müügimees või klient. Mõlemad on lootusetult hilja ühe bugi avastamiseks. Nii, ja siis umbes eelmise aasta lõpus võtsime tööle Taavi ja Renno, kes otse kohe hakkasid paugutama. Tõin meile majja siis Jenkinsi, tõin meile majja siis Chefi. Esimene asi, mis Taavi tegi, tulenevalt sellest, et CAD-i maailm on tänasel päeval tugevalt Windowsi küljes kinni. Meil oli vaja deployda üks hunnik Windowsi masinaid. Need Windowsi masinaid täna deploytakse ja võetakse maha niimoodi, et mitte ükski inimene mitte kunagi seda Windowsi desktopi ei näe. Need teevad taustal oma töö ära ja kaovad. Need ei ole vaja mitte kunagi näpuga puutuda. See käib puhtalt Chefi peal. Milleks Windowsit kasutada?
Meil on CAD-i failide peal käivad taustatöötlused ja see on sisse ostetud tehnoloogia, mis on paraku olemas ainult Windowsi jaoks. See põhimõtteliselt, kui sa tahad teha CAD-i tööd, siis ainuke valik on sul Windowsi desktop. Ja kõik need tehnoloogiad on väga Windowsi kesksed. Kõik on lihtsalt seis. Siis nad konverteerivad need CAD-i faile. Seesama traktor, mida te enne nägite, see on võetud native CAD-i formaadist ja konverteeritud siis vaadatavaks formaadiks, vahekujule. Nii, ja deployment Debiani pakkide peale, et oleks võimalik korrata erinevates keskkondades. Deployda täpselt seda sama koodi, vabaneda Ruby on Railsi mindsetist, kus deploytakse süsteemi otse Giti repos, öeldes, et anna mulle master, mis teadupärast ei anna alati korratavat tulemust. Nii, tükid, mis meil on. Source repository. Kõik on trackitud. Source on trackitud, conf on trackitud. Kas siis Chef'is või siis nii-öelda see vana skriptipõhine conf on ka kõik Gitis trackitud. Build server, milleks on meil antud juhul Jenkins. Paki repositoriga siis deploymentide jaoks Debian. Buildi vahekujude jaoks Java puhul Artifactory. Siis üks hunnik skripte, mis on põhiliselt kirjutatud selle jaoks, et Jenkinsi buildi confe hoida üherealistena. Ja et neid oleks võimalik käivitada ka käsurealt, korratavalt. Sest Jenkinsi olev buildi conf on selline asi, et see ei ole versioneeritud. Aga kõik võiks olla versioneeritud, nagu me oleme korduvalt kuulnud. Kas te kenete Jenkinsi seda XML-i konti? Kas te kenete? Ei, need on käsitsi tehtud. Aga lihtsalt sellega on võimalik hoida need confid üherealised, nagu buildi actionid. Et kui sul on mingisugune keerulisem loogika seal taga, siis see loogika on kirjeldatud väljaspool Jenkins. Jenkins käivitab lihtsalt seda skripte. Jah. Confi managementiks on Chef, siis üldjuhul Chefi server, teatud juhtudel ka Chef Solo, Chefi orkestraator, käib ka läbi Jenkinsi. Chef ise on selline suhteliselt hardcore ristapuu, aga Jenkinsiga on võimalik tema otsa ehitada ilusaid nuppudega kasutajaliideseid, mida ma pärast ka näitan. Development keskkond, mis on siis meil põhiliselt ajaloolistel põhjustel, põhiliselt OS X-i peal. Aga me üritame sinna järjest lisada juurde Vagranti ja Debiani image'ite põhjal seda, mis oleks võimalikult lähedane toodangu keskkonnal. Hunnik keskkondi, mis jooksevad siis Amazonis, mida me hoiame üksteisega võimalikult sarnased. Ja key management. Sellest ma räägin ka eraldi natuke. Sest turvalisus on continuous delivery puhul üks häbiväärselt vähe kaetud ja samas väga kriitiline nüanss. Nii, lihtsalt illustratiivseks slaidiks. Selline näeb välja kasutajaliides, millega läbi Chefi upgrade itakse konkreetne teenus terve konkreetse keskkonna nõudide peal. Ükskõik kui palju neid nõude siis on. Sul on vaja teada, millist keskkonda sa tahad näppida ja sul on vaja teada paki versiooni. Võtad nuppu ja läheb. Ma räägin endale natuke vastu. Kogu Jovi kirjeldus on need 2 rida. Ei õnnestunud esialgu 1 rea peal pidada, on 2 rida. Security. Kui meil on täisautomaatne süsteem,
mis tekitab ise mingeid masinaid kuskile. Siis on paras küsimus on, et mida need masinad teha tohivad. Ja teine küsimus on see, et mida nende masinatega teha tohib. Kuidas neile masinatele ligi saab, mis ise on kuskilt tekkinud. Ja kolmas küsimus on see, et kui ma arvan, et kusagil on mingisugune uus masin, mida ma pean minema konfima, siis kust ma tean, et see on üldse minu oma? Kust ma tean, et ma oma andmebaasi paroole ei konfi mingisugusesse masinasse, mille keegi kuskile on mulle nagu honeypotiks pannud. Ja see probleem ei ole üldse niisama lihtne, seda keerukust ilmselt iseloomustab see punaste noolte pusa seal üleval. Tüüpiline lahendus sellele probleemile on see, et võetakse Amazoni puhul see image, pannakse kõik oma soft ja kõik oma võtmed sinna image'i peale. Mida see tähendab, on see, et terve see image, kõik oma mitusada megavõtti on üks suur salajane võti. Suur kullast salajane võti, mis annab ligipääsu kogu süsteemile. Aga niimoodi, et meie kliendid on sellised, et müügimees läheb nende juurde, siis esimene küsimus on, et meie joonised kuskil pilves, aga kuidas teil turvalisusega on? Me peame tegelikult suutma tõestada, et meil asjad ei ole päris ligadil-logadil. Ja natukese selle asja üle mõeldes jõudsime järeldusele, et mingisugused osad sellest täisautomaatsest süsteemist peavad olema väga range manuaalse kontrolli all, et oleks võimalik siis seda roheliste joontega joonistatud pildi osa usaldusväärselt ja enam-vähem tõestatavalt turvata. Selline näeb välja meie keskmine workflow. Punkt 1 punkt 6 võtab paremal juhul aega pool tundi. Kusagilt tuleb mingisugune ülesanne, mingi task, developer töötab selle peal, kirjutab temale testid, jooksutab neid teste, seejärel jooksutab neid teste CI keskkonnas oma branchi peal. Kes ei tea, mis asi on pull request? Gitis. Kõik teavad? Sina ei tea. Gitis on GitHubi termin. Ei, see on tegelikult Gitist pärit termin. Linus Torvaldsil on selle kohta väga pikk ja põhjalik ja roppude sõnadega ränt kusagil, otsi üles. Pull request on GitHubis primitiivne ja samas väga hästi töötab koodi review meetod. Ehk siis kood ei jõua master branchi enne, kui keegi teine developer on selle üle vaadanud ja öelnud, okei, sobib. See on põhimõtteliselt ideaalis ainuke manuaalne samm selles protsessis. On küsimus, kuidas te CI-s neid eraldi branche testite? Ütleme niimoodi, et see on see koht, mis ei ole päris roosa. Aga me oleme suutnud selle Jenkinsis enam-vähem tööle saada. Ühesõnaga, et me branchi pealt pildime Debiani paki, publitseerime selle reposse ja siis on võimalik öelda, et selles keskkonnas peab olema sellest branchist tulnud Debiani pakk installitud. Sõltub pakist. Ruby pakid lähevad väga kiiresti kokku, sest see on suurel määral failide kopeerimise vaja. Ehk siis, kui teil tekib uus branch Gitis, siis sisuliselt keegi midagi teeb uue projekti Jenkinsis selle branchi jaoks. Pärast seda kuidagi kustutab. Ütleme, et seal on nurki, mis tahavad veel lihvimist. Ma natuke räägin siin ka sellest, kuidas me tahaks, et oleks. Ja asi jookseb testkeskkonnas koos teiste stabiilsete versioonidega. Production deploy ja seejärel smoke testid.
see kõik on track itav? Kõik on track itav. Kus me oleme jõudnud? Sisuliselt me alustasime eelmise aasta lõpus kusagil jõulude paiku kogu selle protsessi parandamist, kui oli täitsa selge, et on olnud hea, aga nõndamoodi enam edasi ei saa. Meil on olemas osa komponente, mis deploytakse täiesti Chefiga. Me oleme saanud lae peale sellele, et meil konfiguratsioon ei kasva enam. Meil see asi enam ei lähe keeruliseks või vähemalt tahaks niimoodi mõelda. Meil on olemas UI-testide labor, või kuidas seda nimetada? Labor. Ühesõnaga Seleniumi põhjal jookseb meil kontoris üks hunnik masinaid, nii Linuxi, Windowsi kui OS X-iga, kus vist võiks öelda kõigi poppide brauseritega lastakse testid läbi, lisaks on meil olemas unit testid, on olemas Ruby on Railsi RSpeci testid, mis käivad vastu andmebaasi, aga headless mode'is testides otse koodi, on olemas mobiili API taseme API integratsiooni testid, mida ka jooksutatakse automaatselt. Meil on olemas setup, mis suudab meil ette valmistada andmebaasi dataseti ja jooksutada neid integratsiooni teste sinna vastu. Mis küsimus, et kuidas te seda VPN-i testate? Seda testime käsitsi. Saad sa rääkida andmebaasi testimist, suuremad andmemahud, mida tähendab data preparation ja ütleme niimoodi, et sinu andmetega võrreldes on need mikroskoopilised. Mis see tähendab neile, kes ei ole asjast võrreldud? Palju meil selles API datasetis mingid kirjeid on vähe tegelikult? Sadades ridades. Ühesõnaga, et katta ära testi case'id. Seal olulisem nihe oli selle koha peal, et kuidas üldse see dataset saada. Kuidas saada selline setup, et testile valmistatakse mingid andmed ette. Need on need samad, millest Alvar rääkis, need sellised organisatsioonilised, see inerts, et kuidas saada hakata mingeid asju teistmoodi tegema. Kuidas te tegite siis, et enne reliisi peab olema nagu dataset kaetud ja kui ei ole, siis ei reliisi? Me suudame testida täiesti isoleeritud kõiki komponente selliselt, et meil ei ole mingit staatilist andmesetti. Enne kui me testima hakkame, teeme puhta setupi, puhta keskkonna, et loeb ainult selle testidega seotud data ja pärast testide edukas õppimist teeme clean up ja keskkonna on läinud. Kui sul on laisk developer, kes viitsi datasetti genereerida, siis tema saab vitsa. See on organisatsiooni küsimus. Jah, seal on väga palju on sellist organisatsiooni ja distsipliini ja ka tahtmise küsimus. Kuidas tagada seda, et see dataset on piisavalt suure variatsiooniga ja katab ära? Common sense, mis võib-olla kõige parem kirjeldus selles suhtes, et sa võid väga lõpmatuse testida variatsioonidega. Sa ei saa seda teha, sa ikkagi võtad mingisuguse loogiliselt seisutma need testid selle andmesetiga. Jah, otsid mingeid piirjuhte, mingeid vigaseid andmeid, mingid seda sorti rääkida. Mida me kindlasti tahame teha, täis Chefi kasutus vabaneda kodukootud skriptidest, orkestreerida korralikult Amazoni EC2 nõudide püsti pikali laskmist, eelkõige siis autoscalingu tool'e kasutades, mis on Amazonil endal olemas. Kui tekib scalingu vajadusega uus nõud, et see nõud tuleks püsti, et see nõud saaks usaldusväärselt omale õige konfi ja hakkaks tegema seda, mida tarvis. Sama eelmisest slaidid oli kirjas, et nende nõudide juurde tegemine isegi on vaja neid võtmeid käsitsi alla. Kas see tekib ka siin? See ongi see, et siit alates, kust hakatakse tekitama rakenduse nõude, need ahelad on täis automaatsed. Et trikk ongi selles, kuidas
kuidas saada see ahel täisautomaatseks, ilma et usaldus kannataks. ja suur challenge, kuidas ajada developeride keskkonnad selliseks, et developer ei peaks mõtlema selle peale, et kui tekib mingisugune uus komponent, et kuidas ma selle omale pilditud või installitud saan. Vaid see tekiks talle ja tekiks talle sellises confis, mis on production'ile võimalikult sarnane. Zach Holmanil on seal tema kuulsate GitHubi slaiditekide hulgas üks, kus ta kirjeldab seda probleemi seal GitHubis täpselt samamoodi. Nemad said, kui ma ei eksi, uue developeri keskkonna setup'i 2,5 päeva pealt 20 minuti peale. Ühe käsurea peal. Tahaks jõuda sinna samma. Challenge'id kogu selle asja juures. Ehk siis, miks asi ei ole roosa? Ruby on Rails, räägitakse jube lihtne on progeda, jube agiilne. Aga selgub, et nii kui sa tahad astuda sellest täiesti nagu sisse tallatud rajast kõrvale, nii on otse kohe jube raske. Nagu rabas laud tee peal astud kõrvale, et kaelani mudas. Ja nagu kõige suurem mudaplahvatus toimus muidugi selle aasta jaanuaris, kui RubyGems.org, mis on kõigi Ruby deploy'de isa ja ema korraga, häkiti ära. Ja selle peale olid sunnitud Engineard ja Heroku ja kõik muud sarnased teenusepakkujad välja saatma meili, et olge head mehed, ärge 2 päeva nüüd deploy'ge, sest me ei tea, kas need gemmid on võltsitud või ei ole. Gem on siis Ruby library põhimõtteliselt. Kolmanda partei library. Et siuke situatsioon on tegelikult täiesti arulage, aga see on selle ökosüsteemi mõtteviis. See pole ainult, nõudil on sama. No, jah. Ja see on asi, mida me ei saa endale lubada tegelikult. Ja mida me teeme? Meil on Ruby rakenduse pildiprotsess, mis võtab rakenduse, pakib Debiani pakiks ja sealt kõrvalt võtab kõik tema sõltuvused, tema open source sõltuvused ja pakib need ka Debiani pakkideks meie sisemisse reposse. Niimoodi, et meil on vaja neid tegelikult downloadida ühe korra, edasi on nad meil olemas. Chef on keeruline. Ta on jube võimas, aga ta on päris keeruline. Ja see on Ruby peale kirjutatud domeeni keel, mille laiendamine on päris paras tükk tööd ja mida inimesed enamasti kipuvad tegema. Nad kipuvad selle keele asemel kirjutama skripte Chefi retseptidesse. See lõpeb sealt, kus kõik skripti kirjutamine lõpeb. Et selle Chefi õppimine on keeruline. Jenkins on samamoodi. Tema õppimine ei ole küll nii keeruline, aga seal on pigem küsimus selles, et jube palju valikuid peab tegema. Ta annab mingi põhja ette, aga peab tegema valikuid, kuidas me seda asja kasutame. Kõik räägivad, et paneme oma asja pilve, skaleerub. Paneme aga nõude juurde, skaleerub. Tegelikult ei ole üldse nii lihtne. Mismoodi sa neid nõude sinna paned õigesse kohta? Mismoodi sa teed seda automaatselt? Ja mismoodi sa teed seda niimoodi, et sellest seejuures vigaseks ei maksa? Vandenõuteoreetikud ütlevad, et Amazon ilmselt teenib suuremaid summasid raha tänu sellele, et nende on-demand ja spot instantside apid on erinevad. Ja on-demand instants on oluliselt kallim ja seda apit on oluliselt lihtsam kasutada. Enamus inimesi jooksutavad oma asju on-demandiga. Kõik. Mis on spot instants? Spot instants on põhimõtteliselt selline instants, millel on turuhind. See turuhind võib aeg-ajalt minna väga kõrgele. Kui Skype läheb maha, siis Amazoni spot instantsi tunni hind läheb mitmesaja $100 peale, sellepärast et on vaja neid nõude sealt osta Skype'ile.
keskeltläbi samas nende nõudede hind, mida meie kasutame, on 0,3 kuni 0,7 USA senti tunnis. ei, 0,0. Võib-olla isegi 0,0. No ühesõnaga palju nulle on. Kaugelt alla $1 tunnis. Spot instance'i või on-demand instance'i hind on ta oli mingi kordades kallim. mingi 6 senti tunnis. Noh, et hinnavahe on päris märkimisväärne ja kui neid on palju, siis see annab arve peal päris korralikult tunda. See ei ole see reserveeritud? Reserveeritutega on see paha lugu, et sa saad reserveerida ainult per availability zone ja sa pead seda capacity planning ut tegema sel juhul väga hästi. Ütleme, et reserveeritud instantse on hea kasutada, kui sul on juba märkimisväärselt suur infra ja seal on saavutatud mingisugune märkimisväärne stabiilsus ja sa tead, kuhu sul midagi on vaja panna. Me oleme täna sellises skaalas, et me kasutame neid, aga see ei anna märkimisväärset efekti. Meil on ka mingi batch jobid, eks ole, et meil tekib mingi vajadus midagi konvertida või teha, meil võib tekkida mingi hunnik nõude. Aga kümnete kaupa laseme nõude püsti, pärast võtame ära. Kas siis see, kui see hind üles läheb nii spotil, kas te kuidagi reageerite, siis võtate vähemaks endale? Saab näiteks nõudile öelda Amazonis, et kui hind läheb üle selle, tapa maha. Okay. Ja teil, kas te kasutate seda reaalselt või? Jah. Ja 5. punkt, mis on siuke natuke üllatav, on selgunud töö käigus, et selleks, et saada oma asju automaatselt jooksma läbi kogu selle pipeline'i, tekib igavene hunnik formaalsust, siuksed interface ja mingid kontrahte, et kuidas mingid tükid peavad omavahel suhtlema. Kuidas mingeid šefi retsepte kirjutatakse, sama, et mismoodi me Jenkinsi seda pluginat parasjagu kasutame ja nii edasi. Oskad mõne konkreetse näite tuua, olgu ta nii tehniline kui tahad? Jenkinsil on üks tore plugin, mille nimi on External Resource mingi allocator või midagi siukest, mis põhimõtteliselt võimaldab sulle öelda, et mul on Jenkinsi küljes on mingid välised asjad, näiteks mingid testikeskkonnad. Ja see võimaldab lukustada neid testikeskkondi konkreetse jobi peale. Et job ütleb, et mina tahan seda keskkonda ja ta ainsana saab seda kasutada. Ja kõik ülejäänud jobid, kes tahavad mingisugust sama keskkonda kasutada, pannakse lihtsalt järjekorda. Aga see plugin tegelikult annab sulle hunniku võimaluse kirjeldada hunniku muutujaid ja lubab, et ta teeb mingit lukustust. Nüüd, kuidas neid muutujaid sinna sisse kirjeldada, on puhtalt organisatsiooni sisese kokkuleppe küsimus. Ja seda on võimalik väga mitut erinevat moodi kasutada. Need parameetrid, mis seal selle ressursi kirjelduse küljes on, võivad väga erinevaid asju tähendada. Lisaks on seal võimalik erinevaid mingeid lukustusskeeme kasutada, mida iganes. Sellist otsustuskohti tekib jube palju. Kas saaksid natuke rääkida rohkem formaalsusest, mis on tekitanud, et on vaja mingi hotfix teha laivi, kui kaua ja kui maagilisi liigutusi on inimesel vaja teha, et midagi laivi lükata läbi selle pipeline'i, millest? No ideaalis see pipeline on täisautomaatne, välja arvatud koodi review. Et see samanegi formaalsus just nimelt on see, et kui sul on vaja sellesse pipeline'i midagi lisada, mingeid muudatusi teha, et sul kõik tiimiliikmed teevad neid muudatusi ühte moodi. Sest CI ei ole, mingisugust CI jumalat ei ole. Sest vastasel korral see on jälle nagu see süssab mind, kellel ei ole aega ja kes teab kõigist kõige paremini. Kõik tiimiliikmed peavad tegelikult sellest toolsetist üle käima. Sõltub nii paljudest asjadest, kui kiiresti testid on, kaua kompleerimine aega võtta, kas on testid jooksnud, kui on paralliseeritud ja kõik muud sellest, et see on kõik need toolide taga kinni, see aeg. Aga erinevad read, mida peab sisse toksima, et muudatust teha peale kitiga suhtluse? Ideaalis 1. Ma näitan pärast siin kohe demo järgmise slaidi asemel, kus on, ütleme, et 2,5 käsurida. On giti commit
on Jenkinsis vaja teha üks lisaliigutus ja siis on üks vaheetapp, mille saaks jätta ära, mille ma lihtsalt panin siia sisse selle jaoks, et see töötab meil lihtsalt regulaarse pollimise peal ja oleks pidanud hirmus kaua ootama. Selle oleks võinud videost välja lõigata, ma ei hakanud lõikama, aususe huvides. Nii. Kus meil oli demo? Seda saab full screen'i ka ajada. Ta vist ei taha minna siin selle. Jah, ta läheb selle primary screen'i peal läheb ta. Jah, paremini kui seda. Jah, Apple on kõigest kõige targem. Nii, üritan seda siit nüüd näidata. Teki kontekst ka meile, mis ta on? Nii, ühesõnaga, kontekst on see, et toimub täiesti triviaalne koodimuudatus ühe komponendi Giti repository master branch'i. Peale seda panen käsitsi käima pildi, jällegi seda saaks teha pollimise peal. Pärast seda ma teen Debiani paki publitseerimise, mis tegelikult on automaatne background protsess, aga see on see, mille ma panin lihtsalt kiiruse huvides ja demonstreerimise huvides käsitsi sisse. Ja lisaks saaks selle integreerida automaatsesse sellesse Jenkinsi ahelasse, see on ka tegemata. Nagu öeldud, kõik ei ole roosa. Ja viimane step on siis reaalne deploy, Chefi kasutades. Ai, see hakkas mingi vale koha pealt käima praegu. Mis toimub, on see, et miks ta niimoodi teeb? Ei taha üldse nii. Rida kadus. Enne commit'i tuleb alati kontrollida. Mingit jama ei commit'i. Commit, kus? Olemas. Jenkins, see on meie Jenkinsi Java dashboard. Teooriselt see korjatab ise automaatselt kohe üles. See võiks, ta võiks korjata mingisuguse aja pärast selle ise üles. Konsooliloog. See võtab üksjagu aega. See on natukene scrolli. Jenkinsi kasutajatele, et kui seal ees selle pildimisel teil on mummuk, selle klikata, siis lendab otse sellele konsool outputile. Soo, hea tead. Ma võin selle. Meile maalas Green mingi asjale tuginen, mis teeb neid õnnestunud pilde roheliseks. No sinine käib ka. Kus see Jenkins nüüd teab, millist branch'i kuulub? See on konkreetselt masteri peale tehtud konfiguratsioon. Nii, tema pildi, viimane rida praegu on compiling. See video ei käi, sellepärast midagi ei juhtu. Jah, video ei käi, aga isegi kui video praegu käiks, siis ikka ei juhtuks midagi, sest see võtab jube kaua aega. Lihtsalt kerin seda edasi. See on sattunud, see Jenkinsi slave on sattunud jooksma mingisuguse kole aeglase Amazoni node'i peale. Jah. See on skaala. Jah, see on skaala pild. Nii, siin. See kõik on Amazonist teil need asjad, et need ei ole kuskil lokaalselt. See konkreetne jookseb Amazonis. Siin vahepeal tehakse ära, väga ei ole näha midagi, kuna kogu testi väljund jookseb
JUniti raportisse, siia logisse ei pandud midagi. Ühesõnaga tehakse ära unit testid, need õnnestuvad. Ja nüüd on valmis tehtud Debiani pakk ja see pannakse meie S3, Amazoni S3-s oleva Debiani repo sisendisse. Debiani repodes on see põhimõte, et kõik pakid, mis seal on GPG-ga signeeritud. Üks signeerimata pakk tõstetakse Amazoni S3 ja järgneb üks eraldi task, kui asi on õnnelikult lõppenud. Järgneb üks eraldi task, kus võetakse see pakk sealt, signeeritakse ära ja pannakse nüüd reaalsesse Debiani reposse. RubyGemid ise ei ole signeeritud, aga kui me paneme nad Debiani pakkidesse, siis nad on signeeritud. Saab signeerida, aga enamus neist ei ole signeeritud. Sellepärast ka kogu see tsirkus selle RubyGemi häkkimise. Nii, ja see on nüüd reaalne deploy protsess, mida annab ka tegelikult build'i chain'i integreerida täisautomaatselt, sellepärast see kasutajaliideses need pakiversioonid, mida seal vaja on, ei ole väga inimsõbralikud. Et tegelikult see asi peab kõik minema automaatseks. Aga kõik, mida on vaja teada, on paki number ja keskkonna nimi. Keskkonna nimi tuleb ka drop-downist. Esimene samm, mis tehakse, öeldakse Cephi serverile, et selles keskkonnas peab see pakk olema selle versiooniga. Ja lastakse Cephi klient käima nende nõudede peal. Kõigi nõudede peal, mille kohta Cephi server arvab, et nendel võiks selle pakiga mingit pistmist olla. Tehtud. Ja nüüd see, mis siin enne jäi nägemata, aga mis siin ülemise rea peal toimub, on see, et Debiani aptituud ütleb, et mul on pakiversioon 0.38.1. Ja pärast, kui kogu see lugu on läbi tehtud, on temal pakiversioon 0.39.1. Ei kaotanud. Esiteks oli testkeskkond. Laivis ei juhtunud midagi. Aga teiseks, antud konkreetsel juhul tegemist on REST-i teenusega. REST-i teenuse ees on meil see Hproxy. Hproxy, mis restardi ajal puhverdab request'e, need mõned sekundi murdeosad, kui protsess käib maha ja uus tuleb tagasi. Puhverdab ehk pidurdab nagu või? Jah, ta hoiab neid backlogis, ei lase edasi enne kui teenus tuleb tagasi. Kuidas ta teab, et teenus maas on? TCP järgi. Hproxy'le saab panna seda ka, et ta saab küsida mingi, mis seisus sa oled. Kui teenust kukub tagant ära, ütleb connection refused, siis Hproxy ei hakka kohe pahandama, vaid ta hoiab neid request'e mul taskus. Ja selline põhimõtteliselt nägigi välja deploy protsess. Natuke lihtsustatud, aga tõesti töötab. Selle kohta midagi vahedasin segaduse käigus. Selle kohta mul head demo ei ole, aga seda põhimõtteliselt tehakse meil Cephiga. Ma võin näidata,
sellesama teenuse, see on siit näha kusagilt. Ilmsesti pikk, aga see on Cefi retsept, mis ütleb, kuidas seda asja tuleb üles panna. Ja muuhulgas on tal ka template'id 2 konfi faili kohta. Ja tegelikult peaks olema nüüd arendaja ülesanne, kes näiteks lisab mingisuguse uue konfi parameetri, minna siia Cefi reposse ja see on konfi template, ERB template, kes on Rubyga, Ruby on Railsiga midagi teinud, ERB peaks väga tuttav ette tulema. Täiendada seda template'i. Ja sellest samast template'ist genereeritakse konfi failid ühtemoodi kõigis keskkondades. Ainuke erinevus on siis sisendatribuutides, ehk siis millised konkreetsed väärtused siin sisse kaovad. Konfi fail tekib igal pool ühesugune, täpselt ühe meetodiga. Sõltub, milliseid andmeid sa silmas pead. Baasimuudatused on omaette teema, see siin nagu korra juba diskussiooniks tuli, et see sõltub täiesti sellest, mida on vaja teha. Kui on vaja seal teha mingisugune üks tabel lisada, siis selle jaoks on sisuliselt olemas väga lihtsad riistad, kuidas lasta automaatselt andmebaasi skeemale mingisugune alterskript peale. Alterskript on samamoodi konfi repos. Kui on tegu tõesti mingi siukse mitmepäevase migreerimisprojektiga, siis seda tuleb kohelda vastavalt olukorrale. See on nagu, ütleme, et suurte andmete, suurte muudatuste puhul valmis vastuseid ei ole reeglid. Neid peab vaatama eraldi iga kord, millega on tegu. Kas te kasutate mingi kick-flow või branchimise mingisugust kokkulepet või see kodukootud on kick-flow või kas igal ühel on nagu oma... Branchimise kokkulepe on väga lihtne, on feature branchid. Kui on task, mis on mingisuguse kindla skoobiga, siis iga taski jaoks on branch. Valmis siis läheb masterisse. Jah. Ei, väga lihtne. Feature branchid, mis mürtsitakse tagasi. Ja feature branchi eluiga on reeglina alla nädala. Ma nägin varianti seal, mainitud. See on nagu suur probleem, ma ei tea, kas te arendada kõik Maci peal või on teil ka laiali, et kui kaugel te nagu sellega olete, et kõigil ühtemoodi oleks, et kui on juba harjutud, et seal kuidagi arendada, väga raske minna mingi varianti peal üle, see on kõik organisatsioonid. Jah, seal on väga palju sellist organisatsiooni inertsi. Ütleme nii, et me ei ole sellega praktiliselt mitte kuskil. Me oleme saanud nii kaugele, et meil põhibaas sellest developeri keskkonnast, mis on täna kõik OS-X-i peal, lastakse Ceph Sologa püsti. Aga seal on mingeid asju, mida tahaks tõsta nüüd Vagrant'i virtuaalmasinatesse ümber. Vagrant, kes ei tea, on tööriist, millega põhiliselt siis lokaalses masinas kontrollitakse virtuaalmasinaid täisautomaatselt. Põhiliselt töötab ta koos VirtualBoxiga. Väga äge tööriist, kui on vaja automatiseerida
development keskkonna püstipanekut, mingit andmebaasi on vaja developeridele püsti lasta, siis nad ei säti seda käsitsi üles, vaid kuskilt tuleb mingi Vagranti fail koos Debiani image'iga, kuhu pannakse see Postgres peale ja ta töötab. Developer, kes kirjutab JavaScripti ja kellel on seda vaja, ta ei pea mõtlema selle peale. See töö on tema eest ära tehtud. Meil on mõned väiksed REST-i teenused skaala peal back-endis ja üks asünkroonne worker. Ütleme niimoodi, et see on siuke eksperimendi korras võetud asi. Teatud kontekstides oli selge, et Ruby ei ole nagu päris see tööriist, mis oleks sobiv. Siis oli variandid, et teeme C++ või teeme koos või teeme Javas või teeme skaalas. Skaala on Rubyga suhteliselt sarnane, mingisuguse mindseti tasemel. Ja lihtsalt sai siuke otsus tehtud. Kas see ennast õigustab? Ei tea. Kui ei õigusta, siis väljapääsuna on alati liikuda puhta Java peale või mingisugune muu JVM-i põhine keel. Seal õnneks selle JVM-i maailmas on suhteliselt palju vabadust ringi liikuda. Bytecode'i saab. Sa rääkisid meile Kemmide puhul sama probleem, mis oli selle signeerimise teema. Java jarridega on sama teema, et see on see sama. Java jarridega on... Kuidas me olid? Põhimõtteliselt kõik dependency jarrid lähevad sinna Debiani pakki kaasa. Tuleb pakku, et me võtame taha internetis. Räägi lühidalt, ma ei tea, korteri on mis tooma. Meil on proxy, kuhu saab panna autentisega peale. Ei perform. Lühike vastus on ei perform. Tähendab, kõige hullem selle asja juures on see tema andmebaasi layer. Jah. Ta on aeglane. Esiteks ta ise oma tarkusest genereerib täiesti kohutavat SQL-i, nagu asi vähegi suuremaks läheb. Ja... Jah. Aga kui andmestruktuurid lähevad mingist piirist keerulisemaks, siis ta tahab kõike teha oma tarkuse järgi ja see tähendab meeletuid joine või siis kurikuulsat N+1 probleemi, mis lõpeb teinekord sadade baasipäringutega ühe väikse lehe näitamiseks. Et ta muidu on nagu täitsa vinksponks, veebi frontendi, veebi framework'ina ta on täitsa hea. Nii vähe, kui mul endal nendega kogemust on. Sul oli enne see 6 või 8 slaid. Jah. Kui palju keegi on selle koha See mõtleb konflikte. Küll. Ütleme, et aeg-ajalt on probleem, aga seda aitab väga olulisel määral vähendada just see sama põhimõte, et feature branch'ide elu on nüüd. Ehk siis need erinevused ei jõua minna. Ja üldiselt ka daily stand-up'ide kultuur aitab seda leevendada. Inimesed räägivad, mis nad teevad. Aeg-ajalt kellegi tule, ma teen seda sama asja, aga hoopis teises suunas. Teeme midagi. On olnud probleem, aga vähemalt täna see koolibaasid ei ole.